80ndate aastate keskpoolel õnnestus mul siis Tallinna Kalevi võrkpallimeeskonda pääseda. Ja see oli muidugi suur asi noorele Võru poisile, et saada mängima koos võib-olla selliste legendidena nagu Viljar Loor ja Jaanus Lillepuu, Aavo Keel, Aare Salumaa, et kes seal kõik olid. Ja seal oli sellel ajal selline just 80ndate keskel tore präänik pandud välja, oli Nõukogude Liit, eks ju, ja Nõukogude Liidu spordikomitee otsustas igal aastal saata mõne võistkonna arengumaadesse, kas Aafrikasse, kas Aasiasse, nii-öelda spordi- või võrkpallikultuuri tooma. Et ma vaatan paralleele tõmmata, et näiteks Radari ansambel käis seal kusagil Lääne-Aafrikas samamoodi seal laulmas, esinemas, siis esimene reis oli siis Tuneesiasse aasta 1985 ja mul on sellega kõigepealt selline väga isiklik mälestus, et ma mäletan, et tollel ajal selleks, et kuhugi Aafrikasse saada, tõenäoliselt on see praegu ka niimoodi, aga pidi tegema malaaria vaktsiini. Ja mul oli selline asi, et ma olin nagu samal ajal Nõukogude Liidu noortekoondises ja olin ära Bulgaarias ja mul ei olnud nagu võimalik füüsiliselt seda vaktsiini ise läbi teha ja siis kuidagi, ma mäletan, treener Raimond Raudsepp, meie võistkonna arst Arvo Kukk, ilmselt organiseerisid siin kellegi, kes siis käis minu eest, tegi selle süsti ära, sai paberi, vaata üle piiri saamiseks oli paberit vaja. Ja mina tulin siis sinna Moskvasse Bulgaariast, võistkond tuli Tallinnast, saime kenasti kokku seal mingisuguses raudteejaamas ja kui me läksime, siis jõudsime kenasti Tuneesiasse, mul oli veel niisugused nagu pikemad juuksed ja päike lahmas, meeletult kuum ja esimene teine päev õhtu tunnen, meeletult halb hakkab. Hakkab halb, juba selline pilt läheb eest ära ja heidan nagu voodisse ja palavik tõuseb ja juba selline ja ma mäletan väga selgelt tulid siis voodi juurde, oligi Raimond Raudsepp ja Arvo Kukk ja Kukk räägib, et see malaariaga vist ikkagi oleks pidanud ikkagi, kuidagi mingi teema oli, et ikkagi oleks pidanud selle süsti ikkagi õigele mehele ära tegema. Aga lõpp oli lihtsalt see, et mul oli päikesepiste ja midagi hullu ei olnud. Aga võib-olla enne sinna Tuneesiasse minekut, nagu alati, toona oli ju käik Nõukogude Liidu spordikomiteesse, kus siis toimus instrueerimine, et suured seltsimehed olid seal kohal, kes võtsid siis Tallinna Kalevi komanda, võtsid sinna oma kabinetti ja rääkisid, kuidas siis Nõukogude sportlased välismaal peavad käituma, kuidas seda spordikultuuri sinna arengumaadesse viia, midagi sellist. Eks meil oli lisaks spordikultuurile seal ka viimiseks väiksed suveniirid, mida seal sai maha müüa, eks ju, mäletan, tollel ajal oli kõva sõna need kummist mänguasjad ja täispuhutavad ja teine oli need veekeetjad, mida siis ka seal kenasti siis kohalikud meilt neid ära ostsid.